Haridustehnoloogia õppekava on mõeldud erinevas valdkonnas töötavale hariduse eksperdile. See tähendab seda, et sa võid olla formaalhariduses kas lasteaias töötav tragiõpetaja, kes kasutab tehnoloogiat, võid olla kooliharidustehnoloog, aga miks mitte ka eraettevõtluses töötav haridusjuht. Õppekava eesmärk on siis toetada õppedisainist kuni õpitehnoloogiate rakendamiseni uute teadmiste kujunemist. Hariduse valdkond on selgelt muutumas, ehk siis see, kuidas me õpime ja kuidas me õpetame, muutub väga palju. Ühelt poolt sellepärast, et õppijad on muutunud, teiselt poolt sellepärast, et tööturu ootused on muutunud ja lisaks sellele on meil aina rohkem tulemas juurde uusi õpitehnoloogiaid. No, nagu täna väga populaarne on tehisintellekt. Õppekava seega annab oskuseid, kuidas neid uusi õpitehnoloogiaid kasutada nii õpetamises kui õppimises ja mitte ainult noore või lapse õppimises, vaid täpselt samamoodi ka täiskasvanu õppimises. Kui sa tuled haridustehnoloogia õppekavale kandideerima, siis äärmiselt oluline on viia ennast kurssi sellega, mis on haridustehnoloogia valdkonna teemad täna Eestis ja maailmas. Sisseastumiseks on sul vaja esitada motivatsioonikiri, milles ootame kindlasti neid mõtteid, kuidas oled sina seni olnud seotud haridustehnoloogia valdkonnaga või kuidas sa näed, et tulevikus sooviksid haridustehnoloogia valdkonda edasi arendada. Lisaks sellele on haridustehnoloogia õppekava sisseastumisel ingliskeelne ülesanne, kus me proovime koos arutada inglise keeles haridustehnoloogia tänastel teemadel. Viimane osa ja ilmselt kõige olulisem osa on vestlus. Vestluse jooksul proovime aru saada, mis on sinu motivatsioon haridustehnoloogia valdkonda Eestis viia edasi järgmisele tasemele. Selleks, et paremini haridustehnoloogia sisseastumiseks ette valmistada, tutvu õppekavaga, õppekava õppejõududega ning kursustega Tallinna Ülikooli kodulehel. Sel aastal tuleb suvi teisiti. Ootame õppima kõik neid, kes soovivad disainida tänast ja homset õppimist.